mängimise avavile on antud. Ilja Antonov, sinu kui mängija silmis, mis läks täna Rakverel halvasti ja kust need väravad tulid? No Rakvere täna põhimõtteliselt hästi mängis, nad võitlesid lõpuni ja nende silmad nagu põlisid, aga me lihtsalt leidsime oma rütmi ja mängisime oma mängu ja lõime need olukorrad, mis me tekitasime seal. Realiseerisime ära seda. Kuidas sa enda mänguga rahul oled? Kuidas sisetunne ütleb? No enda mänguga ma ei ole kunagi rahul, et kogu aeg võiks midagi parandada.
aga minuks kõige peaasi on, et meeskond võitis ja ma olen õnnelik selle üle. Kas Infonetile kaotus andis kuidagi meeskonnas tunda ka või saite sellest kergesti üle? Ikkagi napp kaotus oli? No kindlasti see oli valus kaotus meile, aga me tegime viga parandusi ja me läksime elu läheb edasi ja meil on mäng juba täna oli ja järgmine juba nädala pärast Nõmmekaaluga. Meil ei ole vaja palju mõelda selle peale. Sander Susi, sina kui võistkonna kapten, kas need kaotused ja napid kaotused kuidagi meeskonnas sisekliimas ka tunda annavad, et kuidas poisid seda üle elavad? No viimased 3 mängu vist oli päris napid, et eks me praegu tunneme, et see esimene võidupunkt on nii kaugel, et proovime igas mängus juurde anda. Täna oli raske, oli näha, poistel oli tööpäev jalgades ja profitiim võitis. Kui väga seda profi- ja amatöörveeskonna piiri Premiumi liigas tunda on? No eks nädala sisestel mängudel ongi tunda, ühed mehed tulevad puhanult kodust mängule või kuskilt ja teised tulevad otse töölt. Ja nagu täna näha oli, lihtsalt jõuga suruti ära need nurgalöögid väravatesse ja endal olid eksimused kasutati ära, kuigi mänguliselt nagu väga palju šansse ei tekitatud. Kas kuidagi annab jalgadest mängud tunda ka? Eks ikka, kui nädala jooksul 3 mängu on, siis on nagu annab tunda, aga kui on nädalas 1 mäng, see on täiesti normaalne, et saab veel nädala sees vormi ka timmida. Lõppenud seisuga 0-4. Täname kõigi käest.